23. augustil 1987. aastal toimus Tallinnas Hirve pargis esimene rahva omaalgatuslik poliitiline meeleavaldus. Meeleavalduse eesmärgiks oli avalikustada Molotov-Ribbentropi pakt ja selle salaprotokollid ning nõuda siis pakti tagajärgede likvideerimist. Tiit Madisson, kui sa toona koos Lagle Pareki, Heiki Ahoneni, Eve Pärnastega miitingut pidasid, kas sa oleksid arvanud, milline Eesti näeb välja 10, 20, nüüd siis juba 30 aasta pärast sellest hetkest? Jah, oleks inimesel olnud ettenägemisvõime, siis võib-olla oleks paljud teod tegemata tollased jäänud ja ma ütlen päris kindlalt, et oleks ma teadnud, et see Eesti Vabariik selline tuleb, nagu ta praegu aastal 2016 on, siis ilmselt oleks see Hirve park tegemata jäänud. Mis nihu on läinud? Nihu on läinud üldjoontes see, et eestlased ei suuda olla väärikad oma riigi valitsejad. Minu meelest on see kõige suurem meie häda on selles, et ka kodanikud ei ole omale selgeks teinud, mis tähendab üks riik. Kodaniku julgus puudub praktiliselt enamikul inimestes ja seega ja ei tehta omale selgeks üldse, valitakse võimu juurde või hääletatakse, õigemini oleks öelda võimu juurde täiesti vastutustundetuid inimesi, kelle läheb korda ainult oma isiklik heaolu. Nii et see on üldjoontes minu pretensioon nüüd Eesti rahvale või vabariigile. Toona nimetati Hirve pargi kohtumist väliseks sekkumiseks NSV Liidu siseasjadesse ja loomulikult ka fašistide salasepitsuseks. Umbes sama retoorika pädeb ka praegu, kui SAPTK või EKRE üritusi nimetatakse Putini agentide vaenu õhutamiseks ja natsismiks ja tont teab veel milleks. Tundub, et vähemalt selles osas ajad korduvad. Jah, tundub küll, nii palju kui mina olen nüüd Eesti asjadega kurssi ennast saanud viia, siis on see, ütleme, siltide kleepimine, see on kõik õige sarnane. Jah, tollal nimetati meil põhiliselt CIA käsilasteks, et me saame sealt raha ja nii edasi ja nii edasi. Aga üldjoontes on jah sama jäänud küll, siis Putinist juttu veel ei olnud. Moskva võim oli ülem siis Eesti jaoks ja retoorika oli niisugune USA vastane, aga nüüd on natukene muutunud, aga ega sisuline aspekt on ju jäänud. Kui Eesti vabaks sai, siis naasesid Rootsist. Meenuta paari sõnaga, mida sa Rootsis tegid? Ma olin, kui mind välja saadeti, tollal enam kinni ei pandud poliitiliste, ütleme nüüd üleastumiste eest ja siis leiti, et tuleb kõik need aktivistid välismaale saata või tehti muidugi väga ühemõttelisi ka hoiatusi, ütles, et meil on kriminaalkoodeksis ka teisi paragrahve kui poliitilisi ja siis ma läksingi Rootsi. Alguses sain küll Iisraeli viisa, aga kuna mul nagu juudi verd ei ole ja siis mul pagulased aitasid mind Rootsi ja juba oli vastuvõtt, oli olemas kõik dokumendid saadud. Ma olin seal põhiliselt, tegelesin informatsiooni edastamisega, mis Eestist tuli. Mu võitluskaartlased olid Eestis ja siis nad nagu telefoni kaudu sai tollal nagu räägitud ja siis ma olin nagu Vaba Euroopa juures nagu freelance ajakirjanik tükk aega ja tegin saateid ka Ameerika Häälele ja nii, et ja siis muidugi pagulasorganisatsiooni informeerisin, kirjutasin praktiliselt kõikidele pagulaslehtedele siis Rootsis, Kanadas, USAs, Austraalias artikleid, et ka nemad kurssi viia siis Eesti sündmustega, et see oligi, aga siis 1990. aastal 19. veebruaril siis ENSV Ülemnõukogu presiidium, meie esimees siis Arnold Rüütel tollaegne, siis kõik nõukogudevastase agitatsiooni ja propaganda eest süüdi mõistetud inimesed rehabiliteeriti ja siis ma tulin kohe Eestisse tagasi. Kui sa tagasi tulid, alustasid aktiivset poliitilist elu siin Eestimaal, aga õige pea 1995. aastal tuli suhteliselt suur jama
ja Johannes Kert süüdistas sind relvastatud riigipöördes. Sind mõisteti 5 aastaks vangi, ennetähtaegselt vabastati. No meenutame natukene seda, kas sa tahtsid Eesti Vabariiki relvastatult ära pöörata? Pean natukene nüüd õiendusi tegema, et see süüdistaja ei olnud mitte Johannes Kert, vaid tegelikult oli süüdistaja Jüri Pihle, kapo peadirektor tollane. Noh, see oli niisugune, mina nimetaks või seda nimetati tollal justiitsmõrvaks, kus ei hoolitud midagi, mind ei kuulatud isegi KGB, kaitsepolitsei poolt üle. Arvati, et piisab ka sellest, kui lihtsalt süüdistada ja mind mõisteti 8 aastaks kinni, aga varsti olid võimud hädas, et kuidas mind võimalikult viisakalt vabastada, kuna ma kategoorilises vormis keeldusin kirjutamast armuandmispalvet tollasele presidendile Lennart Merile, kuigi vihjati ja anti otseselt mõista, et kirjuta ainult 1 lauset, ei ole vaja tuhka pähe riputada, ainult 1 lauset, siis kohe oled kodus, aga noh, mulle ei sobinud selline variant ja siis pidi Riigikogu tollane vastu võtma amnestia seaduse siis ühe inimese vabastamiseks. Ja noh, selle vabastamisega oli ka variant, nagu ikka, meil ei ole eriti kompetentsed inimesed, et vabastati ühe paragrahvi järgi, mille eest mind süüdi mõisteti, vahepeal oli aga kriminaalkoodeksit muudetud ja seda paragrahvi enam ei olnud ja siis pärast sekkusid siis teised ametiisikud. Aga tahtsid sa Eesti riiki relvastatult pöörata? See on niisugune naljalugu, see oli tegelikult vestlus Johannes Kerdiga tõesti, aga tema andis valetunnistusi hiljem ja siis mind süüdistati, kes ma ei olnud nagu ühegi relvastatud struktuuri juhtkonnas, olin lihtkaitseliitlane ja mul oli kodus Soome sõjaaegne vintpüss ainult ja ei olnud mul ka ühtegi alluvat, et noh, nonsense on nüüd ühte inimest siis süüdistada relvastatud riigipöörde kõigi tingimuste elluviimises. Noh, see Eesti värk ühesõnaga. Sinul on olnud kindlasti kokkupuuteid omaaegse KGB-ga, siis on sul olnud hulganisti kokkupuuteid kapoga. Kuidas sa võrdleksid neid 2 organisatsiooni? Noh, kokkupuuteid kapoga mul otseselt ei ole, kuna ma ütlesin eelnevalt, et mind ei kuulatud isegi üle ja ega ma neid tegelikult kokkupuuteid nendega vestelnud üldse ei olegi oma eluses. Mind on nagu kaugusest represseeritud kogu aeg, saadetud igasu tüüpe, igasu juttudega minu juurde ja siis kitsendatud muul moel isegi Hispaaniasse jõudes, aga mis ma nüüd ausalt ütlen, siis KGB töötajad olid peajagu üle meie praegusest kapo töötajaskonnast, nii et need olid tõesti ikka koolid läbinud mehed ja oskasid inimestega suhelda, aga no need praegused kapo töötajad, ütleme pehmelt öeldes, on ebakompetentsed minu arvates. See on ju puha Putini jutt, võiks mõni ütelda. No jah, eks mind hakataksegi võib-olla sõimama Putini agendiks, aga ma olen sellega harjunud juba. Lihula oli järgmine peatükk sinu elus, mis Eesti rahvale meelde on jäänud. Paar sõna. Noh, mind valiti siis Lihula vallavanemaks ja Pärnus kunagi 2002. aastal pandi ausammas siis Eesti sõduritel, kes võitlesid siis Eesti piiride kaitsel 1944. aastal pandi üles, aga see võeti kohe siis NATO-sse saamise eel maha, siis tollase peaministri Siim Kallase nõudel, aga 2004. aastal siis möödus 60 aastat siis Eesti kaitselahingutest ja me arvasime siis koostöös siis Eesti Vabadusvõitlejate Liiduga, et paneme selle taas püsti ja Lihula vallavalitsus toetas seda ja panime püsti, aga siis juhtus selle sambaga nii, et ta sai ainult 12 päeva püsti seista, kui tuldi ja võeti ta siis maha, pärast puhkes veel lööming Lihula rahvaga, tümmitati nuiade ja anti pipragaasiga veel ja aeti koerad kallale, aga pärast siis selgus, et noh, päeval oli siis tollane peaminister Johan Parts kohtunud siis USA saadiku Aldona Vossiga, ilmselt sai siis sealt korralduse. No varem oli juba
siis Ameerika juudi organisatsioonid nagu Anti-Defamation League ja Ameerika juudi kongress olid ka siis saatkonda helistanud mitmeid kordi. Euroopas muide sellest ei teatudki praktiliselt midagi, aga siis välismaised peremeeste nagu korraldusi tuleb täita, eks siin muud polegi lisada. No sina oled üks nendest meestest, kes on Eesti patrioot, aga samal ajal antiglobalist ja väga selgelt ja väga manifestselt, et tänapäevane Eesti patriotism kipub just nimelt olema globalistlik või kuidas? Ma kogu aeg vaatan niisuguste kahepidiste tunnetega, kui telekas näitavad nüüd neid mustvalgeid neid märgikesi või neid lillekesi, mis on rinda pandud ja siis räägitakse Eesti sõduritest, kes kaitsevad Eestis siis võõrastes riikides ehk otsesõnu aitavad okupeerida võõraid rahvaid ja otseselt on ka Eesti selles süüdi, et nüüd need pagulased siia tulevad, sellepärast et Eesti on ju osalenud agressioonis Iraagi vastu. Ja hiljem küll ütleme Liibüa suhtes ei ole küll meie osa eriti suur või Eesti osa õigemini, aga tänu sellele Liibüale on ka need põgenikud tulnud siia ja Süüria kodusõja tagajärjel, nii et ma olen kogu aeg vastu olnud. 2004. aastal ilmus mu raamat Maailma uus kord, seal ma väga põhjalikult seletasin seda, mis see tähendab maailma uus kord ehk globaliseerumine, nii et ma olen kogu aeg selle vastu olnud ja kavatsen ka jääda selle vastu. Kas selle vastu on mingisugust rohtu, mida sa ette paneksid, et mida väikerahvad, sellised nagu Eesti, mis on mitte enam väike, vaid mikrorahvad, võiksid teha? Ma arvan, kõigepealt Eesti inimesed peaks ennast harima. See, mis ühiskonnas valitseb, see on meeletu rumalus ja selle tõttu võib-olla selles ongi see põhjus, miks meie see valitsemine ja meie elu nii nadi on tegelikult, et inimesed ei ole omale viitsinud asju selgeks teha, puudub individuaalse mõtlemise võime ja minu meelest tuleks just toetada niisuguseid riike, kes on vastu hakanud, näiteks Poola või Ungari. Nii et solidaarsus peitub teatavasti jõud, aga Eestist nagu oodata seda, mina olen selles suhtes üsna pessimistlik. Kas sa näed Eesti rahval tulevikku? Ma arvan, et eestlased on välja surev rahvas, ütlen ausalt. Meil ei ole lootust? Ma arvan, et mina ja sina, me jõuame ilusasti ära surra, nii et eesti keelt rääkides, võib-olla meie lapsed ka, aga pikemas perspektiivis, kui see poliitika selline on, siis küll ei ole lootust. Tähendab, peab väärikalt käituma, siis suudab ka rahvas ellu jääda, aga kui ollakse orjad, siis surrakse välja kah. Kus sina oled võtnud selle vastupanu jõu, mis sul on olnud alates Nõukogude Liidu lõpus siin samas Hirve pargis oleme, kus sa oma miitingu korraldasid, kus sa oled võtnud selle jõu, et panna kõigest hoolimata alati võimule vastu? Ilmselt on mul mingi niuke vastupanu tahe olnud, et ma olen kogu aeg oma põhimõtete järgi toiminud ja ei ole arvestanud, mis nagu üldsus või teised arvavad sellest. Mina olen tegutsenud alati vastavalt oma nägemusele ja võib-olla eks ikka sünnib inimesi, kes on nagu niisugused, et neid on võib-olla väga vähe ja ega see kerge ei ole olnud, aga nüüd juba vana inimesena, et ma arvan, et ega mul midagi kahetseda ka ei ole. Vähemalt ma pean endast lugu nüüd ja ma arvan, mu lähedased peavad ka must lugu ja see on mulle kõige tähtsam. Kas on kunagi olnud kiusatust ka mingisuguse kollaboratsionismini minna või on sulle pakutud seda? Pakutud otseselt ei ole, ma olen ju tegelikult, nagu öeldakse, töörahva hulgast tulnud ja ma ei ole parteisse kunagi astunud, et karjääri teha. Mind on see rahuldanud, mul on leivatükk alati laual olnud, Nõukogude ajal oli ilmselt see leivatükk suurem kui praegu või viimastel aastatel on olnud, kus ma olen Eesti Vabariigi pensionär, aga
ega ei ole ainult KGB aeg, kui ma kinni olin, siis püüti mind küll et kuule, et peaksite ka õigele teele minema, et sa oled muidu kadunud Nõukogude rahvale, aga ega ma seda väga südamesse ka ei võtta, et ma Nõukogude rahva jaoks kadunud oleks olnud. Nii et ei, mul ei ole niisuguseid otseseid ettepanekuid ka mitte kunagi tehtud. Mind on kogu aeg nimetatud äärmuslaseks peetud ja ei ole mu ka mingid präänikuid pole mulle kunagi jagatud ega midagi ka lubatud. Sellepärast on mul lihtsam olnud. Kes need vennad on Eesti Vabariigis, keda sa kõige rohkem süüdistaksid Eesti maha mängimises, Eesti maha müümises? Ma ei hakka nimeliselt nimetama, aga minu meelest on põhiliselt ikkagi süüdi, kes on võimule pääsenud. Alates Mart Laarist tegelikult, kes hakkas kohe meile uusi isandaid otsima. Rahajuutide näol ta need ka kiiresti leidis ja seda kurssi on kogu aeg jätkatud. Samas on Eesti rahva elujõudu püütud hävitada igati ilusa retoorika varjus muidugi, aga meie häda on see, et meil ei ole eestlastel puudub poliitilise mõtlemise võime. Kunagi rääkis sellest Oskar Loorits veel esimese Eesti Vabariigi aeg ja see on võib-olla põhjus, et pääsevadki võimule, kus valitakse ilusate lokkide või korralik ilusa ülikonna järgi, aga mitte selle järgi, mis ta on teinud või mis ta on lubanud kas või. Kui Balti parunid ütleksid, et aastal 1905, aastal 1910, et vaadake eestlased, teie oma riiki luua ei saa, sellepärast et puuduvad selleks selline sisemine konditsioon. Sa nõustuksid nendega? Jah, absoluutselt. Seda on muide rääkinud ka nüüd punaprofessoriks nimetatud üks tegelane, Gustav Naan, akadeemik oli ta Nõukogude aega, tema rääkis täpselt samuti, et eestlased on küll väga tublid alluvad, kupjad, kiltrid ja aidamehed, aga nad ei suuda riiklikult mõelda, et omale riiki teha üldse, et kogu aeg hakatakse ainult teiste eest pugema. See ongi võib-olla kõige tülgastavam siin selles riigis. No kui sina teeksid paar sammu siit edasi ja jõuaksid otsustavale kohale veel nüüd vana mehena, mida sa esimeses järgus Eestis muutma hakkaksid? Ma ausalt öelda, ma arvan, et ma olen ära teinud vanaduspuhkuse seni, kui ma veel enam-vähem kõbus olen, et saan nautida seda elu seal Hispaanias kuuma päikese all ja tunda ennast hästi ja hästi ma tegelikult ka tunnen, aga iga aasta korra nüüd tulles Eestisse, vaadates, kuidas siin elu on läinud, siis pead paraku alati endale tunnistama, et lollus on ikka igavene. Ma arvasin 2010. aastal, kui ma Eestist lahkusin, et enam lollimaks ei saa minna. Aga tuleb välja, et ma olin liiga skeptiline, et tuleb olla optimist, alati saab lollimaks minna ja läheb ka. Kas sa pead ennast kibestunud inimeseks? Ei, ma arvan, et ma suudan naerda veel ümbritseva üle ja ka enda üle. Ma ei arva, et ma eriti kibestunud. Vähemalt paljud inimesed on öelnud, et ma olen üllatavalt veel optimistlik, siiski optimistliku eluhoiakuga, et ma ei pida, muidugi on paha sitt tunne sees, et sai nagu tegutsetud ja pärast nüüd tuleb välja, et ilma asjata. Kas Eesti riik on sind ja sinusuguseid mehi reetnud? Riik öeldakse olevat rahvas, selles mõttes reetnud võib-olla, et seda ei saa täpselt nii öelda, aga ma arvan, et liiga on meile küll tehtud, päris tublisti ausalt öelda. Räägi natukene, kuidas sul Hispaanias läheb? Praegu ei saa midagi kurta. Teatavasti kunagi 5 aastat tagasi me õivasime ühe tühjana seisnud maja. Nüüd on see maja täiesti elamiskõlblikuks tehtud. Elekter on ka olemas, kõik asjad on olemas, mis vaja. Ja selle Eesti pensioniga ausalt öelda ma saan koos abikaasaga, tema on minust tükk maad noorem ja tal on pensionini veel 10 aastat. Me saame 8 hakkama, muidugi lapsed aitavad, kui vaja on. Eks ma siiagi sain tulla tänu vanemale pojale, kes arvas, et
kuule, et sa mandud seal ära veini juues ainult, et hakka kirjutama. Siis ma kirjutasin ja tänu sellele, et on nagu lennukipiletid mulle ostab kogu aeg, siis ma saan siin ka Eesti vahet sõita. Nii et, aga muidu ma olen eluga rahul. Meil on ka paar niisugust perekonda, kellega me suhtleme, ega enamus eestlastega paraku ei suhtle, eriti ei kisu. Ja noh, siin tunnevad kadedust mulle, et kurat näed, kuradi Madisson mitte midagi ei maksa oma elamise eest ja nii edasi. Aga Hispaanias mulle meeldib ausalt öelda Hispaania ühiskond, ka kliima muidugi, et kui sul kõik kondid ja luud kipuvad valutama, siis on Hispaanias ikka mõnusam olla kui siin Eestis. Sa mainisid seda, et sa kirjutad ja varsti tuleb sul raamat välja. Räägi natuke sellest ka. Jah, ma olen juba väga kaua aega tundnud huvi Eesti Vabadussõjalaste liidu vastu või õigemini liikumise vastu. 1990. aastal, kui ma tulin Eestisse, mul oli siis võimalus saada William Domingase raamat Vaikiv ajastu Eestis, mis siin nüüd on ka vist juba 2 korda trükivalgust näinud. Ja kui meil oli 90. aastal, ma hakkasin välja andma ERSP ajalehte Võitleja, siis sai sealt neid Eesti rahva harimise eesmärgil ka tuua neid lõike sealt ära. Sellega küll juhtus paraku nii, et Võitleja nimeline leht oli ka Paguluses, kuigi meil ilmus ta kord nädalas, seal ainult kord kuus, vanad sõjamehed olid, aga nad pärast hiljem ma kuulsin juba ühe Toronto eestlase käest, et nad olid väga rahulolematud, kuidas Pätsi kohta seal kirjutati ja nii edasi. No ühesõnaga, ma olen huvi tundnud selle asja vastu ja 94. aastal moodustatud Eesti Rahvuslaste Keskliit, mille esimeheks ma olin, seadis omal nagu eesmärgiks vabadussõjalaste ideoloogia võttis ja selle eest muidugi palju nahutati meid. Aga nüüd on jah, et meil on 25 aastat iseseisvat riiki, aga seda teemat raamatuna ei ole käsitletud. On jah, William Domingase raamat on ilmunud, aga seal on ta siiski, seal ei anna nagu ettekujutust sellest ajaloost. Ja ilmus Paguluses veel Rein Marandi raamat Mustvalge lipu all, aga kaheosaline, kokku 800 lehekülge. Ma ütlen ausalt, esimest korda valmistas mulle tohutult raskusi selle raamatu läbi üldse lugeda, kuna ta oli halvas keeles kirjutatud ja üks ajaloolane üteldi, et ta oli kuradi igav. Aga nüüd ma võtsin selle raamatu uuesti läbitöötlemisele ja siis katsusin selle ajaloo kirja panna nagu rahvalikumas stiilis, et teda oleks mõnus lugeda. Eks siis lugeja otsustab, kuidas siis suhtuda sellesse raamatusse, aga ajaloolane Jaak Valge, keda ma juba palju aastaid tunnen, tegi ka siis märkusi, luges läbi mu käsikirja ja tegi asjakohaseid märkusi ja ütles siis mulle, et kuule, et kui ükski ajaloolane pole sellega hakkama saanud, et see on väga teretulnud nähtus siis, et ma arvan ise ka, et kui ükskord ajaloolased ette võtavad selle teema, siis võib-olla tuleb parem raamat, aga praegu on siis nii palju, kui ma olen suutnud ajaloo huvilisena siis kirja panna. No tundub, et vabadussõjalaste saatus on mingisugune märk Eesti ühiskonnast. Nii nagu kunagi võim käitus nendega, käitub võim ka nüüd praegu nendega ja nende inimestega, kes tahaksid Eestit näha tõeliselt vabana, tõeliselt sõltumatuna, tõeliselt väärikana. No kõiki ajaloo etappe nüüd ei saa kõrvutada, sellest ajaline vahe on ikka hirmus pikk ja situatsioon oli tollal Eestis siiski teine ja ka terves Euroopas oli teine. Tollal peeti rahvusriike täiesti normaalseteks ja ütleme, need põhimõtted, mis olid Vabadussõjalaste liidul või algul Keskliidul, et need olid igati aktsepteeritavad. Riigivanem Päts lihtsalt tundis hirmu, et ta oli ju riigivanem, et tal võetakse võim käest ära, sellepärast vabadussõjalaste põhiseadus võeti vastu rahva poolt 33. aasta oktoobris
ja see oli hirm, aga paralleele võib muidugi kindlasti tuua. Ei sõimata või ei hurjutata neid vabadussõjalasi ju ka tänapäeval ilma asjata. Võim tunneb, et sellest äkki võetakse eeskuju, sellest mitmed poliitikud, näiteks Siim Kallas, Andrus Ansip, Rait Maruste, Paul-Erik Rummo, Trivimi Velliste, mõned veel on tauninud seda, et see ei ole hea või see on ekstremistlik ja nii edasi. Aga ma kardan, et kui see poliitika nii jätkub, nagu praegu on, siis on ka siin on oht, et algavad repressioonid, nii et see on selgelt nähtav juba, ütleme, et ei ole ju võimalik enam argumentidega välja tulla, õnneks on nüüd sellised portaalid nagu Objektiiv ja Uued Uudised ja Nõmme Raadio ja nii edasi, et päris suud kinni veel ei suudeta panna, aga ütleme, need niinimetatud rahvamassid ju jälgivad peavoolumeediat. Ja selle tõttu peame me väga hoolega vaatama, kus on siis see punkt, kus hakkab diktatuur. Et mina soovitaks küll inimestel väga hoolega jälgida seda poliitikat, kuigi ma arvan, et repressioon enne ei alustata, kui Brüsselist öeldakse jaa. Nii et igasuguseid paralleele võib tõmmata, aga samas jälle peab hoolega jälgima seda, et tegelikult ega vabadussõjalasi ei saa praegu võrrelda praeguse niinimetatud rahvusliku opositsiooniga. Nemad ikkagi tõid Eestile iseseisvuse sõdides, et selles mõttes on nagu olukord natuke teine. Wikipeedias loeb viimase faktina sinu kohta minu jaoks täiesti üllatavat asja. Nimelt öeldakse seal, et sa oled katoliiklane. Jah, asi oli nii, et ma olin täielik ateist, minnes siis Gulagi ja seal oli Gulagi vangide hulgas oli üks väga 3. korda istus kinni Leedu paater Alfonsas Varinskas ja me käisime läbi ja ma pean teda oma sõbraks, kuigi ta oli minust väga palju vanem, aga nii juhtuski, et lõpuks sai vesteldud seal ja mind siis ristiti katoliku kombe kohaselt laagris 33 aastaselt, nii et ma olen katoliiklane küll, aga pean ausalt öelda, tunnistame, et ma olen halb katoliiklane, et ma ei ole enam käinud kirikus ega armuleival ja pihtimas samuti, nii et niisugused. Hispaanias võib-olla avaneb selleks võimalus? Jah, kui me tulime Hispaanias, siis me alguses käisime ka tihti, meil kirik on üsna lähedal ja hispaanlased on teadupoolest katoliiklased, nii et ega kunagi ära ütle ei. Kui palju sa mõtled kõrgema olemasolule ja igavikulistele väärtustele? Ei, selle üle ma mõtlen ja need asjad on mul selged, sellepärast mina pean ennast siiski nii mõistuse inimeseks ja sellepärast, et maailma loomist on ju võimatu muidu ära seletada, kui et ei oleks ühte ülemat võimu, kes selle maailma on loonud. Nii et ma võtan kõiki neid asju mõistusega ja samas ma usun väga kindlalt, et teine elu on olemas, nii et ma olen ka püüdnud sellepärast elada, et mitte sündida vihmaussina kunagi. Sa oled palju väljendanud mõtteid, mis võib-olla tunduvad inimestele lootusetuna, aga selle intervjuu lõpuks tahaksin sinult välja meelitada veel mõne lootuse lause. Mida peaks tegema, et Eestil oleks lootust? Esiteks muidugi inimesed peaksid tõsiselt mõtlema, mis on nende koht siin elus, mida nad tahavad ja hakkama oma peaga mõtlema. Ma kordan võib-olla ennast juba siin, et meie häda ongi see, et valdav enamik inimesi ei suuda oma peaga mõtelda ja see ongi kõigi nende hädade põhjus võib-olla ja loobuma orjamentaliteedist muidugi. Mis on sinu jaoks väärikus?
väärikus ongi oma teed käia nii, et sul endal ei oleks kunagi võimalik etteheiteid teha oma käitumise üle. Aitäh, Tiit, ja jõudu sulle! Aitäh!